Tere tulemast vaatama kokkuvõtvat saadet Eesti golfi rajamängu meistrivõistlustelt, mis siin Suurestal on kestnud 3 päeva ja kõikidel päevadel on võistlejaid seganud küll tugev tuul, küll tugev vihmasadu, aga õnneks viimasel päeval isegi korraks piilub päike pilveservalt mängijate poole. On jäänud mängida finaalid ja pronksikohtumised ja meeste finaalis on vastamisi Egeti Liiv ja Joonas Turba ja naistest Anna-Maria Tammo ning Anette-Lii Sadul, nii et head vaatamist ja head golfi nautimist. Finaali meestest on jõudnud Joonas Turba ja Egeti Liiv. Kui sa analüüsid mõlema mängija tugevaid külgi, siis mis on Egeti Liivi trump nüüd Joonas Turba vastu sinu arvates? No, Egeti on väga stabiilne mängija ja kindlasti tal on päris suur kogemuste pagas, mis annab talle ilmselt eelise Joonase ees ja ta on ka varem mänginud siin rajamängu meistrivõistlus ja Eesti meistrivõistlus üleüldse hästi, et ma arvan, et kui ta suudab stabiilselt oma mängu mängida, siis läheb see mäng üsna pikalt kuni lõpuni, sest Joonas on ka väga hea mängija ja mõlemad mängijad tahavad kindlasti väga võita seda. See oli Sander Aadusaare arvamus meeste finaali ees. Sander ise kaotas 8. finaalis 3. lisarajal Martin Järvele. Esimene rada Suuresta golfiväljakul on paar 5 ja pikkuselt on ta teine rada, kokku pikkust 507 meetrit ja mehed mõlemad avavad siis driveriga pikk löök. Ning siin Joonas Turba, tema teekond finaali nägi välja järgmine. Esimeses ringis võitis ta Sergei Jefimovi, 8. finaalis Kevin Christopher Jägersi, veerandfinaalis Karl Hellati ja poolfinaalis esimesel lisarajal Timo Raukase. Egeti Liiv alistas esimeses ringis Ivar Vainola, 8. finaalis mängis ta üle Ralf Henri Põldoja, veerandfinaalis Mattias Varjuni ja poolfinaalis Kristo Tulluse. Ja siin puutab nüüd Joonas Turba. Aga ei läinud see sisse. Nüüd hea võimalus Egeti Liivil see pall auku lüüa ja minna siis seda finaali juhtima ning tõepoolest paar 5 tegi ta pöödi, 4 löögiga lõi palli auku ja Egeti Liiv, kes 2 korda on tulnud Eesti löögimängu meistriks, läks seda rajamängu meistrivõistluste finaali Joonas Turba vastu juhtima. Teise raja võitis omakorda Joonas Turba, sest Joonas tegi paari ja Egeti mängis bogi ja oleme nüüd siis 3. rajal, paar 3 ning esimene löök, näete, läks Joonasel kriini peale. Vaatame, millega vastab nüüd omakorda Egeti Liiv. Egeti on mänginud Eesti meistrivõistlustel väga hästi. Teame, et see hooaeg jääb talle sportlaskarjääris viimaseks, sest valmistub ta järgmiseks aastaks saama treeneriks. No väga hea chipi tegi praegu Egeti Liiv. Esimene löök tal tegelikult väga hästi välja ei tulnud, sest läks kriinilt mööda, kohe kriini alla, aga hea närv päästis praegu Egeti Liivi ning nüüd, kui tahab Egeti vastu midagi Joonas korda saata, peab ta siis palli auku lööma, aga selle pika puti ikkagi jäi nõrgaks see löök ja ei läinud ka 3. löök sisse, nii et bogi talle ja andis raja Egeti Liivile, mis tähendab seda, et ühe rajaga läks Egeti seda finaali juhtima. Järgmine on 6. rada, see on pikk paar 3, 206 meetrit pikk. Egeti avas siin rauaga ja see löök tuli tal väga hästi välja lipust oma 3,5 meetri kaugusele ja saab olema huvitav, millega vastab nüüd Joonas Turba. 14-aastane noormees, kes järgmisel kuul saab 15 aastaseks, ei vastanud täpselt nii hea löögiga, nagu tegi seda Egeti Liiv, aga siiski me teame, et Joonas on ka hea puttaja ja kui selle puti lööb sisse, siis on kõik võimalik. Näete, kuidas see mõõdab ja arvestab siin seda putilööki Joonas Turba, pikk löök ja peaaegu, võib öelda selle kohta, et peaaegu, aga peaaegu ikkagi ei loe. Ja nüüd omakorda Egeti Liivil hea võimalus siin teha pöödiputt, aga näete ise, no omad sentimeetrite mängus jäi see pall auku löömata, mis tähendas, et rada jäi ikkagi viiki. Kuid 7. raja võitis Joonas Turba, kui tegi pöödi. Omakorda pöödiga vastas Egeti Liiv kohe järgmisel 8. rajal ja 9. rajal mängisid mehed paari välja ja oleme telepildis nüüd jõudnud 10. rajale ja oma lööki teeb Egeti Liiv. Löök oli päris tugev ja läks sinna kriini taha otse punkrisse ning ebaõnnestunud löögi on teinud ka Joonas Turba, nii et raske seis mõlema mehe jaoks. Teame, et punkrilöök on väga raske ja oma palli on üles leidnud ka Joonas Turba, teeb siit chipi, no pisut liiga tugevaks läks löök.
aga nüüd Egeti liivil punkri löök, mis teadupärast on suhteliselt raske löök ja siit Egeti tegi selle löögi ja otse vastu lippu, mis võttis pallil hoo maha ja see tähendab, et Egetil oli selle löögiga natuke õnne. Ja nüüd paari putt Joonas Turbal lööb ja läheb napilt mööda, nii et lõpetab selle 10. raja pogiga Joonas Turba ning Egeti liivil omakorda paari löök, läheb sisse, läheb ta seda kohtumist 2 rajaga juhtima, aga sisse ta seda ei löönud ning vaatab korraks ka Joonas Turba poole, kas annab selle raja ära. Ei, Turba seda ei teinud, pidi lööma ja lõi ka tema siit pogi. Jätkuvalt seis siis 1 rajaga juhib Egeti liiv. Oleme telepildis nüüd 15. rajal paar 4, 334 meetrit pikk. Vahepeal siis 11. rajal mängisid mõlemad mehed välja pöödi. 12. rajal tegi Egeti paari ja Turba tegi omakorda pogi, mis tähendab, et 2 löögiga läks Egeti võistlust juhtima. 13. tegid mõlemad paari ja 14. tuli Turba tagasi 1 rajaga, sest tegi pöödi Egeti liivi paari vastu ja seega see kohtumine on väga tasavägine. 1 rajaga juhib Egeti liiv. Joonase putt nägi siis selline välja ja millega vastab nüüd Egeti liiv. Pöödiputt Egeti liivi jaoks, kui lööb sisse, läheb 2 rajaga ette. Pikk putt ja Egeti lõi selle puti sisse. Kas tuleb Egeti liiv ka esmakordselt Eesti rajamängu meistriks? Kõik võimalused on selleks tal olemas. Oleme 17. rajal paar 4 ja et üldse mängu tagasi tulla, peab Joonas Turba selle raja kindlasti võitma Egeti vastu. Avalöök Egeti liivil ja kohe vastab omakorda Joonas Turba. Mõlemal mehel on hea avalöök, aga siin on tähtis, et löök oleks ka täpne. Ja Egeti teeb oma teise löögi. Pall läheb, kas jõuab kriinile välja? No napilt kriin äärde, aga kriinil see pall on, nii et Egeti liiv mängib ka head mängu ja nüüd peab Joonas lööma väga lähedale siit sellele augule, aga löök läks liiga tugevaks ja liiga pikaks. No nii, kõik võimalused ikkagi olemas. Teed pika puti, lööd sisse ja oled mängus tagasi, vähendad vahe siis 1 rajale ja saad jätkata mängu 18. rajal ning Joonas peab lootma, et Egeti siin sellel rajal jääks temal alla. Pikk putt ka Egetil, meenutame siis 15. rajal tegi ta väga ilusa pika puti, mille lõi sisse, aga seekord läks natuke rohkem kui meeter sellest august. Ja nüüd tähtis hetk Joonas Turba jaoks, selle löögi peab ta sisse lööma, pall läheb, aga läheb peaaegu meeter august mööda ning Egeti liiv, kui lööb sisse, on Eesti rajamängu meister ja täpselt nii ta tegi. Egeti liiv, 2-kordne Eesti löögimeister, on alates sellest päevast ka Eesti rajamängu meister. Mida tähendab Eesti rajamängu meistritiitel sinu jaoks? See tähendaski nüüd seda, et Eesti suurimad kõik võistlused on võidetud, et seda võistlust ma ootasin 3 aastat, või õigemini seda võitu. Et 2 aastat olen kahjuks põrunud, aga nüüd tuli õnneks ära. Kui rääkida tänasest võistlusest, mis sulle võidu tõi, millega sa kõige rohkem rahul jäid? Kindlasti lähimäng. Et golfis ongi see, et lähimäng toob võidud ja tuuril öeldakse, et putid toovad raha sisse. Et täna mul tõi see võidu sisse. Putid toovad raha sisse, mis siis raha välja viib? Ma arvan, et putid samamoodi, kui sisse ei saa. Mida ütled oma konkurendi kohta Joonas Turba, kes mängis finaalis sinu vastu? Kindlasti positiivsed sõnad, et tugev mees, et ma arvan, et hea tulevik ootab ees. Reedest pühapäevani Suurestal need võistlused toimusid siin. Mida enne reedet mõtlesid, millise eesmärgi seadsid üldse? Minu eesmärk on alati mängida oma mängu ja olla olevikus, mängida 1 löök korraga. Et ei tohiks mõelda minevikule ega tulevikule, mis võib tulla ja mis juhtud, et mängid olevikus 1 löök korraga ja see ongi minu nõuanne. Paljudel mängijatel oma lemmikkeppe teatud võistlustel võib-olla üldse oma karjääri jooksul, millele sina kõige rohkem panustad? Mulle on hakanud meeldima juba 3 aastat tagasi, hakkas lähimänguga seoses putter ja vetšid. Ja mis raha sisse toob? Jah, et mulle meeldib, sellega on see, et hästi peab visualiseerima neid põrkeid ette näha ja neid kallakuid, et see mulle väga meeldib. Kas Suuresta kriinid olid rasked täna? Need loomulikult olid natukene harjumatud, kuna need ei võta hästi palligi enne, et need on rohkem sellised pehmed, et pall põrkab päris hästi edasi, et siis pidi arvestama, et palju peab palli varem maandama. Eesti rajamängu meistrivõistluste hõbemedali võitja Joonas Turba, kuidas oma mänguga rahule jäid täna?
mängisin ise hästi, aga ta mängis lihtsalt palju paremini. Ja ütleme nii, et tuuline oli, mis tegi palju raskemaks. Greenid olid super, väga hea ühtlane oli putata ja ka teine ring ei kukkunud. Täna 2 mängu päevas ka, et poolfinaal Timo Raukase vastu ja nüüd finaal Egeti Liivi vastu. Kuidas need 2 mängu siis mängida on ühe päeva jooksul? Andis tunda ka lõpuks esimese mängu raskus finaaliks? Ja esimene ring oli väga raske, et see võttis juba mentaalselt väsitas ära ja füüsiliselt väsitas ka ära, et tundsin teine ring, et hakkas väsimus peale tulema, et raske oli keskenduda ja isegi raske oli kõndida. Pronksi kohtumises on vastamisi Kristo Tullus, kes kaotas poolfinaali Egeti Liivi vastu, ja Timo Raukas, kes poolfinaali kaotas esimesel lisarajal Joonas Turbale. Näeme, et Timo Raukas on vasakukäeline mängija. Ega vasakukäelisi mängijaid maailmaspordis väga palju ei ole, nii et huvitav vaadata, kuidas Timo Raukas siit neid lööke sooritab ja oleme 3. rajal. Kristo Tullus võitis 8. finaalis tiitlikaitsja Marten Palmi ja see löök läks nüüd üle Greeni, aga kõik on võimalik seda lööki parandada ja heastada, kui teeb hea shipi ja vaatame, milliseks kujuneb siis Timo Raukase löök. Päris hea löök, võib öelda selle kohta oma 3-4 meetrit lipust, nii et hea pöödi võimalus Timo Raukasel. Nüüd teeb Kristo Tullus siit shipi ja võib väga hästi mängu tagasi tulla ja pall jääb kuskil 1,5 meetrit lipust. Nii et esimese raja mängisid mõlemad paari välja, teisel rajal tegid mõlemad bogi ja siin ei olnud nüüd õnne Timo Raukasel. Napilt läks pall mööda ja kui lööb selle löögi nüüd Kristo Tullus sisse, siis mängib ta välja paari ja täpselt nii ta ka tegi. Järgmisel 4. rajal sai Kristo Tullus paari Timo Raukase bogi vastu, mis tähendas, et Kristo läks seda kohtumist ühe rajaga juhtima, kuid oleme nüüd 8. rajal ja mänguseis on viigis, sest 2 järjestikusel rajal 5. ja 6. mängis Timo Raukas välja pöödi, kuid 7. Tullus viigistas, sest tegi paari ja Raukas tegi omakorda bogi. Aga oleme nüüd 8. rajal olukorras, kus Kristo Tullus kutsus väljakule peakohtuniku Sander Vallaotsa ja tahab teada, kas see pall on rahvis või punkris ning sellega tahab Kristo kasutada kohaliku eelispaiga reeglit, mis lubab mängijal palli rahvis kukutada ühe kepi võrra, aga mitte lipule lähemale. Kokkuvõttes oli otsus, et see pall on punkris ja see löök ei tulnud Kristo Tullusel kõige paremini välja. Teeb nüüd siit lühikese chipi lipu suunas ja tuleb öelda, et väga hea löök oli ja millega vastab omakorda nüüd Timo Raukas. Pöödiputt Timo jaoks. Eelmise aasta Eesti meistrivõistlustel rajamängus mängis Timo finaalis, kaotas selle Marten Palmi vastu. Nüüd võitleb ta siin Kristo Tulluse vastu pronksmedali eest ja napilt. Aga pall auku ei läinud ning nüüd vähem kui meeter paariputt ja siin selle löögiga Timo ei eksi, mis tähendab, et see 8. rada jäi viiki. Kohtume pärast reklaamipausi. Oleme tagasi Eesti rajamängu meistrivõistluste kokkuvõtva saate juures ja vaatame pronksi kohtumist 17. rada ja hetkel juhib Timo Raukas 2 rajaga, kuid see kohtumine on siiski olnud väga tasavägine, sest 10., 11. ja 12. rajal saatis edu Timo Raukast, omakorda 14. ja 15. raja võitis Kristo Tullus, kui tegi 2 pöödit järjest, aga nüüd peab selle 17. raja Kristo Tullus kindlasti võitma ja vähendama vahe ja kaotuse ühele rajale, sest see ainult tagab talle võimaluse jätkata võistlust 18. rajal. Päris raskes kohast peab nüüd Timo Raukas selle löögi sooritama ja tegema selle chipi. Nii vaatame, kuidas pingega Timo Raukas hakkama saab, sest screen ääres on päris palju rahvast tulnud kaasa elama ja vaatame, kas Timo võidab siis selles kohtumises pronksmedali või mitte. Päris hea löök oli tegelikult ja nüüd Kristo Tullus. Kui tahab jätkata, peab selle löögi sisse lööma, aga see on väga pikk putt. Rahvas vaatab, pall veereb, pall läheb
ja läheb august mööda. Ei suutnud sisse lüüa. Nüüd tõehetk ka Timo Raukase jaoks. See 3-meetrine putt tuleb nüüd sisse lüüa. Pinge on peal ja pall läheb auku. Ning see tähendab, et Eesti meistrivõistluste pronksmedal kuulub Timo Raukasele. Timo Raukas, palju õnne pronksmedali puhul. Aitäh. Eelmine aasta me mängisid finaalis. Mida täna selle võistluse kohta ütled? No midagi halba ei saa ju öelda, sest ega aastad ei ole ka vennad, nagu öeldakse päevade kohta. Et andsin Joonasele väga kõva lahingu poolfinaalis ja mul ei ole midagi halba öelda, et ma finaali ei jõudnud. Et ma olen väga rahul selle 3. kohaga. Timo, me teame, et sa oled ka väga tugev käsipallimängija. Ütle siis nüüd ka kaamerasse, et kumba siis nagu parem mängija, kumba mängu sa lõpuks valid ikkagi oma karjääri jooksul, kas jääb golf või jääb käsipall? Seda ma otsustan siis, kui ma keskkooli lõpetan. Hetkel üks täiendab teist, saan ma nii aru sinu valikutes? Jah, täiendab. Et selle füüsilise osa ma saan käsipalli pealt ja siis nutikuse ma saan golfi pealt. Ja nüüd naiste finaal, kus mängivad Anette-Liis Adul ja Hanna-Maria Tammo. Paar 3 ning teie ees Anette-Liis Adul, kes veerandfinaalis võitis Anneli Eskeni radadega 3-2. Poolfinaalis mängis ta üle Kristiina Kuusmenoki 1-0 ning see löök läks päris hästi otse kohe Greenile, nii oma 5-6 meetri kaugusele lipust, mis jätab talle kõik head võimalused vähemalt paar siit teha, aga miks mitte ka pöödi peale mängida. Ja Hanna-Maria Tammo võitis veerandfinaalis Karola Soe 3-2 ja poolfinaalis mängis üle Anne Nõmmiku radadega 4-2 ja suhteliselt sarnane löök ka temal, nii et oma meetri raadiusse lõid mõlemad mängijad selle avalöögi. Ja Anette-Liis Adul siis seni Eesti meistriks ei ole tulnud ei löögimängus ega rajamängus, aga siin suurepärane võimalus ja teeb siit oma teise löögi, pöödiputt ja oi, ei olnud õnne napilt, aga see kuulub mängu juurde ja näeme, et Sander Aadusaar, Eesti parim meesmängija, on Hanna-Maria Tammo kädi ehk aitab siis Hanna-Maria Tammot selles võistluses. Pikalt keskendub, sätib asendi paika Anna-Maria ja teeb selle löögi, ta teab, et ta peab selle sisse lööma, kui tahab selle raja omakorda võita, aga ei. Nii et mõlemad mängijad andsid raja ära, mis tähendab seda, et see 3. rada jäi viiki. Oleme nüüd telepildis 6. rajal ja lähilööki sooritab Hanna-Maria Tammo. Päris ilus löök tuli välja lipust nii 4-5 meetri kaugusele ja millega vastab omakorda nüüd Anette-Liis Adul. Ka tema tegi sellise päris korraliku löögi ja nüüd, kellel õnnestub see rada võita, läheb ka kohtumist juhtima. Pikk putt Hanna-Maria Tammol, aga ei olnud õnne. Ja Anette-Liis Adul lõi oma 3. löögi sisse, mis tähendab, et 3-4 võitis raja Anette-Liis Adul ja läks kohtumist ühe rajaga juhtima. Oleme 8. rajal, paar 5 ja oma 3. lööki teeb Anette-Liis Adul, kes siis juhib seda võistlust ühe löögiga. No see löök läks otse Greenile, oli päris hea tabamus. Ja nüüd millega vastab Hanna-Maria Tammo. Ka tema tegi hea löögi ja pall on Greenil. Eelmisel aastal tuli Hanna-Maria Tammo Tallinna meistriks, saab näha, kas tuleb ta ka Eesti meistriks rajamängus siin Suurestal. See putt läks mööda ja annab nüüd hea võimaluse Anette-Liis Adulile. 4. löök tuleb siit ja pall läheb, aga jäi nõrgaks see löök. Ning hea paari võimalus on Anette-Liisil ja siit lööb oma 6. löögi Hanna-Maria Tammo ehk tegi pogi ja paariga lõpetab selle raja Anette-Liis Adul ja suurendab vahet 2 rajale. Järgnevatel radadel Anette-Liis Aduli hea mäng jätkus, ta juhtis vahepeal 5 rajaga, 12. raja võitis Hanna-Maria Tammo ja vähendas vahe 4 rajale, kuid kokkuvõttes kuulus ikkagi 4-rajaline võit
Anette-Liis Adulile, kes tuli sellega siis esimest korda Eesti rajamängu meistriks ja näeme siis siin ka 13. raja stiilinäidet, kus Anette-Liis Adul lõi kohe esimese löögi sinna kriini peale ja paistab, et Anette-Liis Adul siis sai enesekindluse kätte, aga Anna-Maria Tammo mäng oli väga ebakindel ja mängis tõusude ja mõõnadega ja siit üks ebaõnnestunud löök taas kord. Ja lähilöök kriinile ei läinud ning 13. raja võitis samuti Anette-Liis Adul ja see kohtumine lõppes siis 16. rajal, nii et radadega 4-2 tuli Eesti meistriks Anette-Liis Adul. Kuidas võit tuli? Raskelt, aga tunne oli hea, et löögid läksid hästi enamus ja ma olin rahul enda mänguga. Milline mänguelement kõige rohkem töötas, mis võidu tõi? Raud, raualöögid. Millist rauakeppi kõige rohkem kasutasid? 7. Et sellega ma tunnen ennast kõige kindlamini, et ma saan sellega rahvist välja ja alati fairwaylt ma tean, et ma löön sellega otse sinna, kuhu ma tahan. Tavaliselt igal mängijal oma lemmikkepp on, nii et sul on 7? Jah, täpselt nii. Kuidas ilm mõjutas sinu mängu? Tegelikult oli ilm ilus, aga kohati avalöökide ajal mind natukene tuul segas. Et jah, muidu oli hea. Kas terve mängu jooksul oli selline tunne ka, et Anna-Maria Tammo võiks selle matsi sinu vastu võita? Tegelikult alguses oli, aga siis ma suutsin ennast kuidagi kokku võtta ja mu kädi, kes mind toetas väga. Kes oli? Karala Soe, mu parim sõbranna. Ja ta aitas mind kuidagi ja me rääkisime kogu aeg juttu ja olime rõõmsad ja see aitas. Nii et see natuke maandas ka pingeid? Ja, vägagi. Naiste pronksi kohtumine Anne Nõmmiku ja Kristiina Kuzmenoki vahel oli väga tasavägine. Esimesed 9 rada jäid viiki, oleme aga nüüd 17. rajal, 2 rajaga juhib Kristiina Kuzmenok ja et võistlust jätkata pronksmedalite eest peab Anne Nõmmik selle raja kindlasti võitma. Selle lähilöögi lõi Kristiina Kuzmenok kriini äärde ja teeb nüüd siit shipi ja pall jääb lipust nii 3 meetri kaugusele. Ja oma 4. löögi teeb nüüd Anne Nõmmik putteriga, aga pall auku ei läinud ja nüüd Kristiina Kuzmenok saab rahulikult lüüa. 2-rajaline edu on päris suur edu. Võib arvata, et suurt pinget tal siin peal ei ole, teeb selle löögi ja eksib ka tema. Ning nüüd 5. löök ehk pogilöök Anne Nõmmiku jaoks. Ja ka see läks mööda. Kristiina, eelmise aasta 4. koht vahetus pronksmedaliga. Kuidas võistluse kokku võtad? Tasapisi tulen, et selles mõttes, et järgmine aasta proovin siis juba 2. koha saavutada. Eesmärgid on alati suured ja kõrged, aga ma harjutan vähe, nii et pean leppima 3. ja olen väga rahul. Kuidas kriinid sinu jaoks töötasid? Kuidas olid? Väga kiired. Ei olnud üldse stabiilsust, ei saanud hakkama, ei läinud üldse augu juurde, kogu aeg läksid august edasi. Et see oligi väga siuke koht, kus ma väga palju komistasin ja sealt said ka rajakaotused mulle. Ongi tänaseks kõik. Käesoleva aasta Eesti rajamängu meistrid on kõik selgunud, medalivõitjad samuti. Õnneks on aga hooaeg pikk, enamus võistlusi ootab sportlasi veel ees, nii et soovin kõikidele ilusat suve ja edukaid starte. Kohtumiseni!